Vahemikus 2024. aasta sügisest kuni möödunud aasta septembrini suri Eesti vanglates kokku 5 inimest. 3 neist sooritas enesetapu ning 1 leiti surnuna politseibussist, mis toimetas parasjagu kinnipeetavat vanglasse. Sellest tulenevalt on nüüd õiguskantsler Ülle Madise teinud Justiitsministeeriumile nii-öelda ettekirjutuse, kus tuleb peamiselt välja see, et tema hinnangul ei suhelda kinnipeetavatega vanglates piisavalt ning ei jälgita neid ka piisavalt täpselt. Eesti vanglad teevad head tööd ja on turvalised ja see, et aeg-ajalt on vanglates kas tervise tõttu või mingil muul põhjusel vaja tegeleda ka surmajuhtumitega, see on elu paratamatus. Et siiski me peame arvestama sellega, et inimesed, kui nad meie juurde jõuavad, siis on nendel nii füüsilise kui ka vaimse tervise probleemid ikka üsna eskaleerunud. Ülle Madise toob vanglate sisekontrollile tuginedes peamise kriitikana välja, et suitsiidsete kalduvustega kinnipeetavad jäävad tähelepanuta. Lisaks intensiivsemale suhtlusele oleks meil õiguskantsleri hinnangul vaja rohkem rahunemiskambreid ja rebenemiskindlat voodipesu. Rait Kuuse sõnul ulatub see voodipesust kaugemale, sest vanglatesse jõuab aina rohkem vaimse tervise probleemidega kinnipeetavaid ja nemad nõuavad ka keskmisest rohkem ressursse psühholoogidest vangivalvuriteni. Me alati kaalume seda, et kas inimene tuleks paigutada kaameraga jälgimise alla. Ja selle kaameraga jälgimise all paigutamise kestus saab olla ka piiratud. Et täpselt nii kaua, kui see akuutne selline risk inimese käitumises on ja seda siis aitavad meil hinnata meditsiinitöötajad. Kaamerapiltide jälgimise osas soovib Madise sammuti näha arengut, sest tema hinnangul teeb suur hulk kaamerapilte olukorra jälgimise just keeruliseks. Siinkohal viitas ta juhtumile, kus kinnipeetava surnukeha avastati tunde hiljem. Kui me kirjeldame selliseid juhtumeid, kus inimene on surnud, aga tema tervislik seisund on muutunud magamise ajal, et ehk siis, et meile tuuakse ka täna 2 vanglasse inimesi kainenema. Ja kainenevad inimesed on tegelikult meil erilise tähelepanu all, aga jällegi me ei saa ka nende juures siis iga sekund kõrval seista ja püüda siis aru saada, kas ta hingab või hinga. Kuuse sõnul oleks soov võtta selliste juhtumite puhul kasutusele sensoritega kambrid, mis võimaldavad inimese elutunnuseid igal sekundil mõõta. Samasugune lahendus on täna kasutusel näiteks Norras. Selle sisustamine maksab circa 20 000 eurot kambri kohta ja me kaalume seda täna, et vast me siis mõne kambri sellise teeme, aga jällegi siin on juba teised küsimused, siis on küsimus ka selles, et kui kaugele inimese privaatsuse riive osas me vanglast minna saame. Riigikogu liikme Lauri Laatsi sõnul taanduvad kõik Ülle Madise välja toodud punktid lõpuks ikkagi ressursipuudusele. Tema sõnul muutub olukord veel hullemaks, kui Eestisse jõuavad 100 Rootsi vangid. See tekitab kogu julgeolekuasutuste personali küsimustes väga suuri probleeme, sellepärast selge on see, et seda välja õppinud personali ei ole nii palju, et seda jaguks igal poole ja kui veel üks suur tükk võetakse selleks, et hakata välisvange teenindama, see tekitab väga suuri probleeme lähitulevikus. Mina seda ei näe ja ühel lihtsal põhjusel, sest et kui me mõtleme 5 aastat tagasi, siis tegelikult meie vangide arv oli märksa suurem. Kuuse rõhutab, et täiendav ressurss oleks muidugi abiks, kuid siinkohal tuleb küsida, kas maksumaksja on nõus selle kinni maksma. Tuleb arvestada ka sellega, et vanglaamet ikka päris kõike ette näha ei suuda ka parima tahtmise korral. Nii et mina näen pigem ikkagi seda, et vanglad on oma metoodikaid, tegutsemisviise vägagi tõhustunud viimaste aastatega. Eesti vanglasüsteem on turvaline ja suudab tegeleda ka sellises keerulises vaimse tervise situatsioonis olevate inimestega. Aga teatud ettemääramatus jääb ja me peame siin arvestama sellega, et ikkagi meieni jõuavad siiski üsna keerulise taustaga inimesed.